Nii, tere kõigile. Ma loodan, et mind on kuulda. Alustame siis meie Standard Booksi ja Excellent portali versiooni uuenduse veebiseminariga. Minu nimi on Merli ja mina räägin teile täna uuendustest Standard Booksi palgamoodulis. Minuga koos on siin ka meie arenduskonsultant Kristiina, kes tutvustab teile samuti Standard Booksi ja Excellent portalisse lisandunud uuendusi. Nii, tere hommikust ka minu poolt, aitäh, Merli. Ja kui teil tekib tänase veebiseminari jooksul küsimusi, siis võite need julgelt kirjutada meile siia Zoomi Q&A või chati aknasse ning püüame neile webinari lõpus siis vastata, kui vähekenegi jääb aega. Ja kui mõni küsimus jääb vastamata, aga sellele kindlasti vastust väga ootate, siis võite julgelt kirjutada ka info@excellent.ee. Nii, aga lähmegi siis palgamoodulisse. Ja esimesena näitan teile siis meie arvestuse. Nii. Mis saaks juhtuda, kui on veebiseminar? Hiir lõpetab töötamise. Meie näeme sinu töötavat siirt igal juhul. Teie näete? Jaa. Kõik hakkas tööle väga hästi. Sellised viperused kuuluvad asja juurde, aga arvestuse kaardid, et kui siiani saite arvestuse kaardilt finantskande avada operatsioonimenüü valikuga, siis nüüd on see võimalik ka klahvi kombinatsiooniga, et Shift, Control ja tugev T ja avatakse teile finantskanne ilusti ekraanile. Täpselt sama on ka väljamaksetega. Avate väljamakse endale ekraanile ja klahvi kombinatsiooniga Shift, Control D saate finantskande endale ekraanile. Täpselt siis nii, nagu siiani meil see teistes moodulites töötas, on siis nüüd ka arvestused ja väljamaksed. Siis näitan teile korraks seadistust lausendamine palk. Siin on meil väli konteerimisgrupp vaikimisi. Nüüd, kui te koostate töölepingut, siis töölepingule asetatakse alati vaikimisi konteerimisgrupp siit seadistusest. Kui nüüd aga on meil töötaja, kellele te valite teise konteerimisgrupi, midagi muud, mis ei ole nüüd vaikimisi seadistustes määratud, siis töötaja kaardilt operatsioonimenüü valikuga koosta tööleping, töölepingut luues, lisatakse siia automaatselt siis konteerimisgrupp nüüd töötaja kaardilt. Ja sama kehtib ka siis, kui te teete töölepingute registrisse otse uue töölepingu ja valite siia nüüd siis selle töötaja. Ka siis asetatakse konteerimisgrupp töötaja kaardilt. Järgmine muudatus on seotud meil siis palgalipiku dokumendimalliga. Võtame siia ühe arvestuse kaardi lahti ja vaatame eelvaadet. Et kui siiani sai palgalipiku dokumendimallile kuvada kogumispensioni maksuprotsenti välja argumendiga, siis nüüd on lisandunud ka teised maksud, töötuskindlustus, tulumaks ja sotsiaalmaks ja kõik muud maksud ka. Ehk et ei pea enam maksude muutumisel, maksuprotsendi muutumisel käima dokumendimallil siis iga kord käsitsi muudatusi tegemas. Ja et kõik need väljaargumendid, mida te saate siis palgalipiku dokumendimallil kasutada, on kirjeldatud ka meie juhendis, et saate sealt kõik ilusti üle vaadata. Nii, järgmisena räägin teile kohtutäituri kinnipidamise arvestustest. Siiani sai teha kohtutäituri kinnipidamisi ainult nendelt tasudelt, mille tasuliigil oli siis märgitud linnuk tulumaksuga maksustatav. Kuna vajadus on teha kinnipidamisi, aga tegelikult ka teistelt tasudelt, nendelt, mis ei ole tulumaksuga maksustatavad, näiteks päevarahad,
siis me oleme teinud muudatuse, et tingimuseks on tasuliigi kaardil tasuliigi tüüp tasu. Ja mina olen näiteks teinud ühe arvestuse sellisele töötajale nagu Artur. Ma olen talle arvestanud kuutasu, käis ta lähetusel, maksan talle päevarahasid välja. Päevarahad on vormistatud avatud kandega ja lisaks on mul seadistustes määratud, et tema peab netosummas 850 eurot kokku kätte saama, et näiteks on selline kokkulepe ja siis leitakse juba kohtutäituri tasud. Ehk siis nüüd on tingimuseks tasuliigi kaardil, tasu tüüp peab olema tasu. Arvestustega siis jätkame. Nüüd arvestus palga jätkumisel ja puhkuse ümardusvahede korrigeerimisel. Kui arvestusperioodis on koostatud puhkuse puudumine sellise tasuliigiga, millel siis tasuliigi kaardil puhkuse arvestuse vahelehel on valitud arvestuse meetodiks palga jätkumine, siis sellele puudumisele on koostatud ka siis puhkuse arvestuse kaart. Ja kui te nüüd koostate palgaarvestuse kaarti, siis programm kontrollib, kas koostatud puhkusetasu arvestuse kaardil olev brutosumma ja koostatava palgaarvestuse kaardi brutosumma liitmisel saadakse nüüd sama summa, mis on määratud sellel perioodil, siis käesoleval perioodil töötaja töölepingule brutosummaks. Nüüd, kui see summa erineb, tekivad sendivahed, siis toimub automaatne ümardamine palgaarvestuse kaardil. Ja siin on muidugi erand, et kui nüüd töölepingul on toimunud palgamuudatus kuu keskel, siis me ümardamise kontrolli ei teosta. Ja oluline on siis meeles pidada ka seda, et puhkusearvestuse kaart peab olema eelnevalt koostatud ja peab olema eelnevalt ka kinnitatud, et siis tehakse see kontroll palgaarvestuse kaardil ja siis ainult nendele puhkuse puudumistele, millel on arvestuse meetod palga jätkumine. Muudel juhtudel me kontrolli ei teosta. Nii, lähme edasi vähenenud töövõimega isikute juurde. Vähenenud töövõimega isikutele, kui vastavad määrangud nende töölepingul on tehtud, koostatakse programmis töövõimetuse puhkusesaldo kaardid. Ja vähenenud töövõimega isiku lisapuhkusepäevad on siis sisuliselt pikendatud põhipuhkus ja see tähendab seda, et nende aegumine peab toimuma täpselt samamoodi, nagu on tavapuhkus. Ehk et siis 2025. aasta eest saadavad lisapuhkepäevad aeguvad meil alles 31.12.2026. Et siiani oli meie lahenduses aegumiseks märgitud jooksev kalendriaasta, aga nüüd on see muudatus siis tehtud ja versiooni uuenduse järgselt uuenevad töövõimetuse siis pensionäri puhkusesaldo kaardid automaatselt. Et see tähendab siis seda, et palgamooduli kasutajad ei pea ise käsitsi neid kaarte korrigeerima ega uuesti looma. Ja automaatne uuendamine toimub siis juhul, kui versiooni uuenduse ajal on siis konkreetse töötaja töölepingu kaardil täidetud ära töövõimetuse vaheleht ja on peal linnuke vähenenud töövõimega isik. Kui nüüd seda linnukest ei ole, siis me vanu töövõimetuspensionäri puhkusesaldo kaarte uuesti ei koosta ja ei uuenda, et need jäävad nii, nagu nad olid. Siis näitan korraks teile ühte töötaja kaarti lihtsalt ja maksude vahelehte. Siin ei ole seda õiget. Meil oli programmis viga, kus uute töötajate registreerimisel kogumispensioni päring jättis kehtima 2 maksukaarti. Nüüd on see viga meil parandatud, et kui teil tulevad uued töötajad, siis kogumispensioni päringu teostamise järgselt jäetakse alles siis korrektsed maksukaardid töötaja kaardile.
Palgamoodulis on meil loodud nüüd ka uus register, dokumendid. Dokumente saab kuvada ka meie Excellent portalisse ja dokumente saab siis kasutada, kui raamatupidamises on vaja mingit kindlat tüüpi dokumente säilitada ja neid vormistada. Nüüd dokumentide kasutamiseks on siis vajalikud kaks seadistust. Need on ka palgamooduli seadistused, on siis dokumenditüübid ja dokumendiväljad. Ja dokumendi tüüpides on siis võimalik kasutada 8 erinevat tüüpi. Nüüd peale versiooni uuendust on siis palgamooduli kasutajatel vaikimisi seadistustena dokumenditüübid ja ka dokumendiväljad olemas. Nüüd iga dokumentitüüp on siis omakorda seadistatav standardtekstiga ja ka dokumendimalliga. Ja standardtekstidele saab siis kasutades väljaargumente luua tekste. Ja väljaargumendid on siis seotud nüüd dokumendiväljade seadistusega. Ja siin seadistuses andmeväli on siis standardbooksi andmebaasis olevad väljade nimetused ja saab kuvada infot siis töötajate registrist, töölepingute registrist ja dokumentide enda registrist. Ja see seadistus on teil ka siis versiooniuuenduse järgselt tegelikult eeltäidetud. Nüüd veergkood on siis see nimetus, mida te saate tegelikult ise muuta ja mida te kasutategi siis standardtekstide seadistamisel väljaargumentidena. Ja kui meil näiteks ongi siin esimene rida eesnimi, siis kui meil on siin standardtekst, puhkuseavalduse standardtekst, siis see eesnimi on pandud kahekandilise sulu vahele ja siis ta toimibki väljaargumendina. Ja siis on meil seadistatud ka eelseadistatud 3 võimalikku dokumendimalli, puhkuseavaldus, lahkumisavaldus ja lähetuse käskkiri. Saame neid ka vaadata ja kui peaks olema soovi, siis neid dokumente saab seadistada ka Wordi mallidena. Saab luua ilusate värvilistena ja erinevate piltide ja logodega. Nüüd puhkuse. Lähen korraks jaolehele tagasi, on meil puhkuse dokumenditüüp ja boonuse dokumenditüüp. Nende 2 tüübi puhul on võimalik B-vahelehel määrata ka alamkoodid. Puhkuse puhul alamkood tähendab tegelikult siis puhkuse puudumise tüüpi. Ma pärast näitan ka teile, et kuidas me saame siis dokumendikaardilt luua kohe puudumise kaardi õige siis puudumise tüübiga. Ja boonuste puhul on siia valitud mul lisatasu, see on siis tegelikult tasuliik, millega saab siis boonuse dokumendilt koheselt avada avatud kandekaardi lisatasu tasuliigiga. Ja ma näitan teile esmalt Annikat. Annikale on mul tehtud siis dokument puhkuse avalduse kohta. Ma olen valinud siia puhkuse avalduse dokumenditüübi. Mul on automaatselt täidetud ära alamkood. Alamkood tuleb nüüd siit dokumenditüübi seadistusest, alamkoodi veerust ja on täidetud ära ka standardtekst. Ma võtan korraks selle standardteksti ka siit seadistusest lahti kõrvale, et te siis näete, kuidas need väljaargumendid toimivad. Ehk et minul on seadistatud standardtekst. Palun lubada eesnimi, perekonnanimi, isikukood korralisele puhkusele ja tegelikult siia teksti sisse kuvatakse ilusti mulle selle töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood tema töötajakaardilt. Et siis niimoodi toimivad need väljaargumendid. Ja kui nüüd on mul see dokument vormistatud, täidetud, saan ma vaadata eelvaadet, see on nüüd seotud dokumendimalliga või siis juba printeri nupust välja printida või PDF-i vajadusel salvestada. Ja siin dokumendi peal on ka siis nupukene ava alamkaart ja kui nüüd sellele vajutada, siis avatakse teile eeltäidetud infoga puudumise kaart. Täidetud on ära kuupäevad, puudumise tüüp ja on valitud ka nüüd õige leping ja töötaja andmed. Teise dokumendina on minul näiteks vormistatudki siis boonuse maksmine, lisatasu maksmine, PO boonus. Jälle on täidetud ära automaatselt alamkood, lisatasu.
teksti olen ma sel korral ise siia kirjutanud ja kui nüüd avada alamkaart, siis avatakse teile koheselt avatud kandekaart. kasutaja peab ise sisestama siia nüüd siis selle summa avatud kandekaardile. nii palju siis dokumentidest. Nüüd näitan teile aruannet palgaleht. Aruandes palgaleht on meil lisatud siis täiendus, tänu millele on võimalik kontrollida bilansis olevat palgavõlasummat bilansipäeva seisuga. Ma võtan maikuu perioodi, sest ma tean, et mul on sinna arvestusi koostatud. Ma jätan arvestuse kuupäeva alusel ja käivitan aruande. Nüüd mulle kuvatakse siia aruandesse siis need töötajad, kellele mul oli maikuus töötasu arvestatud ja veerg neto nimetust on muudetud, see on nüüd välja maksta ja sisu on siis see, et kajastuvad siis ainult aruandeperioodi lõpu seisuga välja maksmata summad ja lisandunud on ka uus veerg makstud. Ehk siis maikuu arvestustest ei ole mul maikuu jooksul veel midagi välja makstud. Ma võtan uuesti aruande määramise akna ette, panen siia juuniperioodi ja käivitan uuesti ja panen ka väljamakse kuupäeva alusel nüüd ja käivitan uuesti aruande. Ja nüüd tulevad mulle hoopis teised summad. Et nüüd on näha, et ma olen Annikale tegelikult juunikuus rohkem tasusid arvestanud, välja maksta on veel juuni seisuga selline summa, aga juba makstud on selline summa. Nüüd liigume tagasi seadistusse lausendamine palk ja näitan teile veel ühte uut lisandunud välja. Meil on seadistusse lisandunud palgapäev. Ja me oleme nüüd muutnud keskmise töötasu arvestust siis haigushüvitise leidmisel. Keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekkekuule eelnenud 6 kalendrikuu jooksul siis töötaja teenitud töötasust, mis peab siis olema ka töötajale sissenõutavaks muutunud. Ja sissenõutavaks muutunud tähendab siis seda, et töölepingus märgitud palgapäev on saabunud. Ja sellepärast olemegi siis lausendamisse lisanud uue välja. See on numbriline väli. Siia saab kirjutada väärtuse vahemikus 1-31. Nüüd, kui versiooni uuenduse järgselt on teil see väli täitmata ja te tulete lausendamise seadistust muutma, aga jätate kogemata selle välja endiselt tühjaks, siis lausendamise seadistust ei salvestata ja teile kuvatakse ka vastav veateade. Ja sarnane veateade ilmub ka tegelikult siis hooldusfunktsiooni koosta palgaarvestuse kaardid käivitamisel. Siis kuvatakse teile ka ekraanile teade, täida palgapäev, lausendamine palk ja hooldust ei käivitata. Ja see on siis teie jaoks tegelikult vihje, et te peate tulema siia lausendamisse ja määrama enda ettevõtte palgapäeva. Ja nüüd see palgapäev ongi siis aluseks haigushüvitise arvutamisel ehk et selle järgi me siis vaatame, et kuidas me nüüd eelnevat 6 kuud leiame, kuidas see periood tuleb, et kas töötaja töötasud on muutunud sissenõutavaks või mitte. Nüüd kõikide palgamooduli uuenduste ja muudatuste kohta läheb meile kodulehele üles ka täiendatud palgamooduli juhend ja meie kodulehe juhenditesse tulevad tegelikult ka siis näited, paar näidet, kuidas haigushüvitist uue meetodi järgi arvestatakse. Nii, aga minul on palgamooduli uuendustega kõik. Mina annaksin nüüd sõna üle Kristiinale. Oi ei, minu kord. Aitäh, Merli, väga põnev oli. Ja nii ilusti rääkisid. Nii, vaatame, kas meid tabavad meil mõned tehnilised viperused või meil ülejäänud sujub ladusalt. Nii. Avame siis veel natukene kaarte, et mida
Standardbooksi poole pealt veel on muudetud. Näiteks, kui teil on ostuarvetele seadistatud kinnitamise ring programmis sees, siis võtame siit ostuarvete registri ette ka, on natuke parem näidata. Siis varasemalt oli nii, et kinnitusringile tuli saata siis ostuarveid ükshaaval, valides siit otse kaardi pealt siis saada kinnitamiseks. Ja siis vastavalt sellele, kuidas oli kinnitusring seadistatud, kas siis teine osapool, kes pidi ostuarvet kinnitama, üle vaatama, seda sai siis kas emaili või SMS-i või teate otse programmi selle kohta, siis nüüd see, kes neid kinnitamiseks saadab, saab neid saata ka mitmekaupa. Ehk et ostuarvete sirviaknas saab Shifti all hoides valida siis mitu ostuarvet korraga ja siit saab samamoodi siis valida saada kinnitamiseks. Ja nüüd ta siis järjest ütleb, millised arved ta kinnitusringile saatis. Ja need kõik läksid kinnitamisele, et siia hüüumärgi asemele ilmus ka siis nii-öelda liivakella ikoon, mis näitab seda, et nad on kinnitusringi ootel. Et oleme teinud seda kinnitusringi otse programmis veidi mugavamaks. Siis mis on veel muutunud? Näiteks, kes kasutavad FITEC-inni kaudu tarnijärvete vastuvõtmist, siis oleme teinud muudatused. Kohe selgitan täpsemalt. Esiteks on nüüd võimalik saata ka käibemaksukoode FITEC-inni keskkonda. Teised järveoperaatorid käibemaksukoode vastu ei võta, kuid algandmete edastamisega käibemaksukoode on võimalik FITEC-inni saata. Siis peale seda, kui FITEC-inni või nii-öelda tarnijärvet Unifed Posti alt FITEC-inni alla eraldusid siis eelmise aasta lõpu seisuga, siis tekkis väike probleem ka objektide nii-öelda tuvastamisega. Kui ostuarve saabub standardbooksi, siis nüüd oleme selle lahendanud selliselt, et kui FITEC-inni seadistuses objektide tuvastamise loogika muuta ära, et valida siin kasutajajärve objektitüübid seadistust, siis üldises moodulis on selline seadistus nagu e-arve objektitüübid ja siia saab siis valida või nii-öelda täita kõik need objektitüübid, mis on FITEC-in keskkonnas, et need ei pea siis vastama nendele objektitüüpidele, mis on standardbooksis. Ja kui see on täidetud, siis me suudame neid ilusti sisse lugeda. Kohe näitan ka. Ja lisandus ka siis linnukene lisakommentaarid ostuarve ridadele, ehk siis kui FITEC-in keskkonnas ostuarvet konteerides lisatakse mingisuguseid kommentaare, seal on võimalik neid veel ekstra lisada, siis ka neid võtame nüüd vastu. Et kui me nüüd siin vaatame mõnda tarnijärvet, näiteks see, siis nii-öelda ostuarve rea kirjeldus oli ainult see tootekood 001 ja see, mis on siin komaga eraldades juurde lisatud, on siis see kommentaar, mis oli FITEC-inni keskkonnas ostuarvet konteerides juurde lisatud. Et selle loeme nüüd ka siis sisse. Nii, ja objektid loeme samamoodi sisse, et kui need objektitüübid on sinna e-arve objektitüüpide seadistusse pandud või FITEC-inni keskkonnas vastavad nad üks-ühele sellega, mis nad on standardbooksis, siis me suudame neid ilusti tuvastada ja kõik nad tulevad nüüd tarnijärvel ilusti. Ja loomulikult ka, kui ma koostan sellest ostuarve, siis kanduvad need objektid ka sinna üle. Et selle murega nüüd on ka lõpuks korras. Lisaks, kui saata algandmeid FITEC-in keskkonda, siis nüüd me saadame kontaktidega kaasa ka riigi, KMKR numbri ja ERP-koodi. Et varasemalt saatsime ainult nime ja REC-numbri. Siis saadetakse nüüd tagasi ka ERP-dokumendi number, seda siis juhul, kui tarnijärvest on koostatud ostuarve ja ostuarve on kinnitatud. Ja lisandus siis veel ka selline muudatus, et kui FITEC-in keskkonnast saabunud ostuarvele on tehtud tasumine, millel on tellitud ja kinnitatud linnukene, siis ka tasumise kuupäev liigub tagasi FITEC-in keskkonda, et ka seda saab siis seal keskkonnas näha. Et nemad
pärivad siis meilt ka nii-öelda maksekuupäeva. Nii, et Fidekini lahendus on siis jah, tänaseks saanud olulise täienduse ja peaks olema igati mugavam kasutada meie klientidele. Lisandunud on ka igasuguseid põnevaid värve sirviakentesse, näiteks ostutellimuste sirviaken on uues versioonis värviline. Roheline tähendab seda, et selle ostutellimusega on kõik korras, tal on kõik read nii-öelda lao sissetulekud ja ostuarved tehtud, ehk siis ta on igati arveldatud, et temaga ei ole midagi pooleli. Hall tähendab seda, et talle on pandud suletud linnukene. Punane tähendab siis seda, et kaubad on sisse võetud, aga arve on tegemata. Kollane tähendab seda, et kas siis on ainult ostuarve tehtud ja lao sissetulek tegemata või on tehtud osaliselt arve ja osaliselt lao sissetulek. Et see sirviaken annab sellise hea ülevaate nüüd. Samamoodi on muudetud veidi ka värve pakkumiste sirviaknas. Samamoodi halli värvi pakkumine on siis suletud linnukesega. Roheline tähendab seda, et see on aktsepteeritud, temaga on kõik korras, temast on koostatud kas siis tellimus või arve. Valge tähendab, et temast ei ole midagi tehtud, ta on lahtine. Punane tähendab seda, et klient on tagasi lükanud pakkumise, seda siis ka siin punasena ilusti kuvatakse. Muudatuse on saanud ka kontaktide sirviaken, kus halli värvi kontaktid on siis need, millel on peale pandud linnukene suletud. Suletud kontakt tähendab seda, et ta ei saa ka siis kuskile kaardile asetada, ehk siis nii-öelda Ctrl-Enter või aseta aknasse, teda valikusse ei tule. Ja kollased kontaktid on siis need, millele on pandud linnukene ootel. Võib-olla näiteks on tal praegu mingisugune võlgnevus üleval ja raamatupidaja tahab olla kindel, et keegi teda ikkagi kuskile arvele valida ei saaks, et siis samamoodi saab märkida neid ka ootele. Et on veidi värvi lisatud. Siis on tehtud oluline muudatus seoses siis käibemaksu tõusuga. Ehk siis mida üldse saab praegu juba ette ära teha, on see, et te saate seadistusse käibemaksukoodid juba täna lisada, uue käibemaksukoodi 24%. Aga mida ei saa enne teha, kui te ei ole ära esitanud juuni käibemaksudeklaratsiooni, on, te ei saa ära muuta käibemaksuaruanne kirjeldust. Et seda saab muuta siis, kui te olete esitanud ära juuni käibemaksudeklaratsiooni ja kui hakkate esitama juuli oma, siis enne seda saab kirjeldust muuta. Mis siin siis muutub, on see, et senine 20% määr saab koodiks siis 1S1, praegune 22% kood 1 muutub siis 24%-ks ja 22% liigub siis koodi alla 1S2. Nii, ja kui te olete saanud versiooni uuenduse ja võtate näiteks käibemaksuaruande juuli perioodi kohta, siis siia tulevad nüüd ka vastavalt siis koodid 1.1 ja 1.2. Nende järjekord on mul siin küll veidi vahetuses, aga kellel 20% enam nii-öelda juulisse ei kandu, siis otseselt sinna ka mingit valemit jätma ei pea. Ja käendeinfo aruandega siis samamoodi, et kui te esitate nüüd juuli perioodi kohta teda, siis tulevad siia 24%-sed tehingud. Ja loomulikult, kui te nüüd sellest koostate XML faili või saadate selle läbi liidestuse Maksuametisse, siis ka see formaat on seal taustal muutunud. Nii, mis me oleme veel ära muutnud seoses käibemaksu aruandega? On siit sellesama juuli, et kui 3.1 ja 3.1.1 tehingutel oli summa 0, siis me seni XML failis neid ikkagi edastasime neid nulle. Tekitas meie klientides pisut segadust, et Maksuamet andis sel juhul lihtsalt hoiatuse, et täida ka lisadeklaratsioon, aga see otseselt ei kohustanud millegiks ja Maksuamet tegelikult näeb, et summa on 0 ja te
mingisuguseid lisasid täitma ei pea, et nüüd me neid nulle siis enam ei saada ja meie kliendid ka siis neid nii-öelda hoiatusi enam ei saa. nii, siis kui te kasutate arveretsepti, näiteks on mul selline artikkel nagu Pepsi Max, millel on täidetud artiklikaardil arveretsept. arveretseptiga lisatakse siis pandipakendi artikkel, ehk siis siin on ainult kogus välja täidetud. Siis eelmises versioonis oli meil sellega väike mure, et arvele küll asetati, aga tellimuse ja pakkumisega oli mure, et see pant ei tulnud alati kaasa või siis tellimusest arvet koostades tuli ta sinna topelt, siis nüüd on see mure lahendatud. ja kui te valite sellist artiklit näiteks arvele, siis täitub ilusti see pandipakend. kui nüüd mingil põhjusel on soovi ka otsaarve peal näiteks hinda muuta ja seejärel kogust muuta, siis see hind ei nii-öelda lähtestu tagasi selle järgi, mis ta oli artiklikaardi peal, vaid muutub ainult see kogus. täpselt samamoodi ka siis tellimusel, et kui ma asetan siia selle artiklikoodi, tuleb ilusti see pandipakend automaatselt kaasa. ja ka pakkumisele kandub ilusti kaasa, ehk siis igasuguste lisaartiklite, kaasa arvatud pandipakendite mure sai lahenduse. Siis selle aasta jaanuarist hakkas kehtima meil sularahatehingutele ümardamine, ehk siis kui tasutakse arvet sularahas, tuleb tehingut siis ümardada lähima 5 sendini. aga seni oli see lahendus selline, et kui teil oli juba tehtud arve valmis ja näiteks salvestatud tasumistingimusega 14 päeva, kui nüüd panite siia sularaha tasumistingimuse, siis summa ei arvutunud automaatselt ümber, ehk et siis pidi vähemalt ühel artiklireal kas siis kogust korraks muutma või uuesti artikli asetama ja siis see kokkusumma uuenes automaatselt. nüüd on see lahendatud selliselt, et kui praegult oli ta siis summas 50,62, sest ta oli 14 päeva maksetähtaega arve, nüüd asetan siia sularaha tasumistingimuse, siis automaatselt uueneb ka see kokkusumma. ja samamoodi, kui ma panen tagasi näiteks 7 päeva, jälle tuleb siia 50,62. et enam ei pea siis nende koguste või ridadega mängima, vaid tasumistingimuse asetamisel programm automaatselt saab sellega hakkama. nii, siis Costpocketist saab pärida kinnitusringi infot ja ka kinnitusringi kommentaare. et kui teil on e-teenuste seadistuses märgitud, et kinnitusringi info arve manusesse, see on see alumine linnukene siin, ja operaator seda infot välja annab, siis me asetame sellega programmis manusesse. selleks luuakse eraldi märge tarnijärvele, approver ehk siis kinnitajad. siia tuleb siis nüüd Costpocketist ka lisakommentaar, mida saab seal kinnitusringi tegemise hetkel nii-öelda lisada, kaasa arvatud siis sellega, et kes on kinnitanud ja mis hetkel on kinnitanud. ja loomulikult, kui te koostate ostuarvet, siis ostuarve manusesse liiguvad mõlemad kaasa, nii see arve originaal PDF manus kui ka kinnitusringi info. oleme teinud ringi ka äriregistri päringu selliselt, et kui varem oli meil veidi jõudlusega probleeme või vahest juhtus ka, et päringute arv ööpäevas sai täis ja kuna kliendid ikkagi äriregistri päringut uute kontaktide loomiseks praktiliselt iga minut kasutavad, siis see tekitas palju pahameelt. et nüüd oleme teinud seda oluliselt kiiremaks ja on võimalik siis uues versioonis julgelt kasutada ka uuenda kontaktide andmeid äriregistrist igale ööl, et kui soovite näiteks, et ettevõtte andmeid iga öö uuendatakse, võib selle julgelt aktiveerida päringu seadistuses. samamoodi, kui teil on soov kõik kontaktid uuendada,
siis müügiarvete moodulis on selline hooldus nagu uuenda kontaktide andmeid. Kui teil on näiteks 50 000 kontakti, siis varasemalt see võis mitu tundi aega võtta, enne kui ta need kõik kontaktid ära uuendas, siis nüüd käib see umbes 5 minutiga. Suurusjärk 50 000 kontakti uuendame ära siis umbes 5 minutiga. selle hoolduse nii-öelda käivitamise eelduseks on see, et kontaktikaardil on registrikood ehk rek-number täidetud. kui seda ei ole, siis sellised kontakte äriregistri päringuga ei uuendata. aga muus osas ei muutunud midagi, et kui te hakkate uut kontakti looma, siis täpselt samamoodi antakse teile need vasted, nagu ka varem, siit saate valida siseste andmed, et selles osas midagi ei muutunud, et see on sama mugav, nagu oli enne. Siis ka natukene on taustal asju tehtud teistsuguseks, et kui näiteks mõni e-teenus ei vasta mingil põhjusel, meist mitte sõltuvatel põhjustel, siis meil on päris palju liidestusi, mis klientidel on võimalik kasutada, et kui me siit võtame korra e-teenuste seadistuse lahti, siis näiteks ERV-operaatorid on siin, eks ole, mitu erinevat valikus, muude teenuste all on väga palju erinevaid teenuseid ja partnereid valikus. ja nüüd küllegi kolmanda osapoole teenus mingil põhjusel tõrgub, siis võis juhtuda vahest, et programmi see tööd see veidi häiris, et kui ta ei saanud vastuseid partneri poolelt, siis nüüd oleme seda nii-öelda taustal muutnud oluliselt stabiilsemaks, et sellised tõrked, mis on partnerite poolel, kuhu käivad siis päringud, ei muuda kasutajate tööd kuidagi nii-öelda siis, ühesõnaga, et kasutajate töö ei ole häiritud. nii, müügiarvete moodulis on selline hooldus nagu koostööperioodilise kliendi väljavõtte päring. ja siia on lisandunud linnukene lisasaldoteatis, mis tähendab seda, et kui see hooldus selliselt käivitada, siis koostatakse teile postkasti email, kuhu lisatakse siis nii kliendi väljavõtte perioodiline kui ka sellega koos saldoteatis ja saate siis mõlemad dokumendid kliendile saata. ehk siis üks on näiteks terve aasta kohta kõik tema nii-öelda justkui arved või arvete nimekiri, teine on siis võlas olevad arved. et nüüd saab neid mugavalt ka koos välja saata. ja seda on siis võimalik ka seadistada automaatse taustatoiminguna, et kui keegi soovib, et näiteks kord kuus selline hooldus käivituks ja emailid välja saadetakse, siis automaatsed taustatoimingud on meil täiesti olemas, millega selliseid asju saab automaatselt ajastama panna. nii, aga standardbox'i uuendustest vist ongi hetkel suurem osa räägitud. on tehtud veel mitmeid uuendusi, aga nende kohta saab siis lugeda täpsemalt meie kodulehelt uuenduste nimekirjast. et need olid siis sellised mõned, mis me siia nii-öelda välja tõime. aga räägime siis, mida põnevat on Excellent portalisse veel lisandunud vahepeal. näiteks tööülesannetel on uus kujundus. et siin on nüüd 3 veergu: tegemata, töös ja tehtud. kõik tavalised nii-öelda tegevused on siis kas tegemata või tehtud veerus ja töös veergu kuvatakse siis neid kinnitusringi peategevusi, mille nii-öelda algatajaks ma ise olen. et näiteks just webinari alguses näitasin, et kui ma saadan korraga mitu arvet kinnitusringile, siis mina ise ei pea olema üldse see, kes neid kinnitab. mina näen neid sel juhul töös veerus, senikaua kui kõik osapooled ei ole seda kinnitanud. kui kõik, kes peavad kinnitusringi läbima, on oma tegevused ära teinud ja ostuarve on kinnitatud, siis ma näen selliseid tegevusi tehtud veerus. ja siit saab siis ka muid ülesandeid või nii-öelda ülevaateid, et kui mul on mingid kliendikohtumised olnud, et kõike seda saab siit tööülesannetest mugavalt vaadata. ja seda siis nii arvutis kui ka mobiilis.
siis personalihalduse alla on lisatud uus dokumentide register, millest ka Merli ennem rääkis. see saab ka ühel hetkel veidi uuema kujunduse, kogu see personalihalduse pool, kuid register ise on juba täna lisatud. et siit on ka võimalik siis neid dokumente vaadata, mis on dokumentide registrisse palgamoodulist sisestatud. pisut on muudetud loogikat, kuidas planeeritud puudumisi kuvatakse. et kui mul on üherealine planeeritud puudumine, siis kuvatakse siin seda töötaja nime rea pealt. kui mul on aga mitmerealine, näiteks ma olen terve osakonna kohta teinud planeeritud puudumise, mille ma võin saata näiteks osakonna juhile kinnituseks või kinnitusringile nii-öelda, siis nimekirjas kuvatakse nüüd ainult kommentaari. siis kui ma siia kõrvale võtan palgamoodulist planeeritud puudumised, siis mitmerealise puhul ei kuvata mulle nüüd nende töötajate nimesid rea pealt, mida tehakse üherealise puhul, vaid kuvatakse seda kommentaari. ja kui ma võtan ta siin Excellent portalis lahti, siis ma näen ka neid ridu. ja see puhkus on juba ilusti mõlemale töötajale kenasti kinnitatud. nii, siis on lisandunud ostuarvete uus kujundus. et ostuarvete sisestamine on siis hästi lihtne, loogiline, nii nagu ka müügiarvete poolel meil on. samamoodi saab saata siit kinnitamiseks. miks ma ei saa praegu kinnitada seda ostuarvet, on see, et mul on seadistatud kinnitusring. kõigepealt peavad osapooled ära kinnitama ostuarve. ja ostuarve koostamine Excellent portalis on veidi teise loogikaga, kui see on meil standardbooksis. et kõik kasutajad, kes standardbooksis on harjunud ostuarveid koostama, teavad, et alati alustatakse päisest, kuhu lisatakse kokkusumma ja käibemaksusumma, siis kui Excellent portalis seda teha, siis piisab ka, kui panna rea peale summa, käibemaksukood on õige, vajutan ostuarvele salvesta, siis küsitakse, kas kasuta arvutatud väärtusi. ahah, on juba registreeritud. nii, tarnija arvenumber oli juba olemas, väga hea, selline kontroll ka ilusti. nii, ja kui ma lasen nüüd Excellent portalil need numbrid arvutada, siis ta arvutab päise ise, ehk siis käibemaksusumma ja kokkusumma leiab ise. et kui me teeme ostuarvet standardbooksi poole peal, siis me alustame ostuarve sisestamist päise summadest. see loogika on pisut erinev. nii, siis on lisandunud lisaks arvetele ja tellimustele ka pakkumiste register. ja jällegi, pakkumist väga lihtne, intuitiivne koostada. on oluliselt vähem välju kasutajal näha, kui neid on standardbooksi poole peal, sest alati ei pea kõiki neid lisavälju täitma. ja on hästi lihtne ja mugav. saan muuta ka siit pakkumise staatust või see muutub automaatselt, kui ma koostan temast näiteks arve. ja nüüd on see minu viimane pakkumine ka aktsepteeritud. siis kontaktide register on saanud täienduse. et kui me vaatame näiteks hetkeseisu alla, siis varem olid siin ainult arved ja tellimused, nüüd on siia lisandunud ka tööülesanded. ehk siis kõik tööülesanded, mis on seotud selle konkreetse kontaktiga. antud juhul siis see kontakt on mul nii klient kui tarnija. ja siin on näha siis ostuarve kinnitusringi tegevused ehk tööülesanded. arved ja tellimused on samamoodi nagu varem, et arvete puhul siis kuvatakse ilusti ka seda, et kas ta on midagi võlgu. ja on lisandunud ka siis pakkumised ja ostuarved, neid varasemalt ei olnud. nii, ja kuna mul ei ole tal ükskõik kinnitatud arvet, siis ei ole mul selles mõttes kinnitatud, et nad on ootel kinnitusringil sellel tarnijal, siis siin aegumata ja kokku on ka tühi hetkel. ma vaatan mõnda teist kontakti. ja tema hetkeseisu siis näeme,
et siia kuvatakse ka siis jällegi hetkeseisu, tarnija hetkeseisu. Siis kui nüüd hakata sisestama uut arvet ja valida mingit kontakti või artiklit, vabandust, siis on näha siin ka kohe, kui palju seda toodet on laos. Ja seda laoseisu on siis näha nii arveid sisestades, tellimusi sisestades kui ka pakkumisi sisestades. Ühel hetkel lisandub ka eraldi artiklite register, kust on võimalik samamoodi laoseisu vaadata, aga praegu näeb seda siis alates uuest versioonist nii-öelda arvetellimuse ja pakkumise koostamise hetkel, et palju seda toodet on laos. Siis on veel muudatus, et Excellent portal on tõlgitud kuude keelde. Kui ma soovin praktiseerida oma rootsi keelt, siis ma saan seda ka teha. Või äkki hoopiski soome keelt. Et kõik 6 keelt on nüüd uues versioonis saadaval, kogu Excellent portal on kenasti tõlgitud. Ja veel üks pisikene muudatus, mis teeb kasutamist veidi paremaks, on see, et näiteks Sirvi aknas olles avan siit ühe arve, liigun tagasi Sirvi aknasse, siis viimati avatud kaart on nii-öelda tumedam rida. Jällegi liigun tagasi, siis nüüd näitab, et see 25 lõpuga arve on tumedam, ehk siis ma saan siit hea ülevaate sellest, et millist kaarti ma tegelikult viimati avasin. Täpselt samamoodi ka siis, kui mul oleks tegemist mobiiliga, ma näen ilusti ära, et milline oli see viimane arve. Et on veidi parem kasutada. Aga minu poolt ka hetkel kõik. Vaatame, kas meil on tulnud ka mingeid küsimusi vahepeal. Ühel kasutajal on mure, et uue kontakti loomisel ei luba programm kleepida ettevõtte otsingusse äriregistris arvelt kopeeritud rek-koodi, kohe sulgeb programmi, peab ise sisestama. Ei tea, et oleks sellist probleemi. Pole ükski kasutaja sellise murega pöördunud, aga kohe vaatame. Nii. Näiteks proovime siit kopeerida rek-koodi. Me sisestama siis uut kontakti. Ilusti leiab. Saan valida sisesta andmed. Kuna mul see kontakt oli juba olemas, siis ma saan hoiatuse, et see on topeltkontakt. Ma ei saa vist päris täpselt aru, millest see mure seisneb või juhtub seal midagi muud. Igal juhul sellist muret ma ei tuvasta. Aga kui selline mure ikkagi jätkub, et programm ennast sulgeb sellise asja peale, siis võiks kindlasti ühendust võtta meie kasutajatoega. Et äkki seal on hoopis probleem millegis muus, äkki on kontaktide registris mõni vigane kaart, programm vajab andmebaasi hooldust, mingid muud põhjused. Siis järgmine küsimus, kas on plaanis Envoice'ile edastada tasumised standardbox'ist nagu Fitechisse? Hetkel ei ole. Kui Envoice teeb võimalikuks sellise päringu, et me saame neid tasumise kuupäevasid tagastada neile, siis me kindlasti sellise arenduse ka teeme, kui kliendid seda soovivad. Aga tundub, et rohkem vist küsimusi praegu ei ole. Merli, äkki on sinul mõni hea idee tulnud vahepeal? Ei ole. 13 ja reede ikkagi. Ei ole. Hästi, aga siis tundub, et võime tänase veebiseminari ka lõpetada ja julgelt
et pöörduge siis meie kasutajatoe poole info@excellent.ee, kui mõni küsimus jäi ikkagi õhku. Ja täielik uuenduste nimekiri siis leitav ka meie kodulehelt. Aga meie poolt siis tänaseks kõik. Aitäh! Aitäh ka minu poolt. Kena tööpäeva jätku kõigile!